Nii, tere kõigile, et antud videos siis ma näitan, kuidas selle ühenduse ära teha. Ehk siis Käppi ühendus kasutades ametlikku Facebooki pluginat, WordPressi leht ja WooCommerce lahendus. Et selle jaoks on mul loodud selline demoshop.geeks leht, kus on demo eesmärgil katsutada, proovida ja teha midagi. Aga reaalselt põhimõtteliselt panen makselahendusel külge ja asi toimib. Ehk selline leht ja et seda seadistust ära teha edukalt, meil peavad olema tehtud järgnevad asjad. Ehk siis meil peab olema loodud Facebooki Business Manager. Sinna üles või sinna lehele saab kuidas. Üldiselt me kirjutame business.facebook.com ja kui teil on see juba loodud, siis te peate, ehk siis ma kohe näitan, kas see välja näeb. Et alguses süsteem viskab teid kogu aeg sinna Business Suite'i alla. Kuid mulle endal meeldib minna, siis teil peab olema see Business Manager või Business Suite loodud olema ja sinna külge ühendatud teie Facebooki leht, see reklaamikonto ehk siis ad account ja siis arvatavasti, kui teil on Instagram ja muud asjad ka seal ühendatud. Kui teil seda ei ole, siis seda ei saa lihtsalt teha. Kuna väga tihti ma satun ettevõtetele peale, kellel seda ei ole ja neil on nagu loodud kuidagi teistmoodi. Aga kui me tahame selle ära teha, meil peab olema Facebook Business Manager või siis Meta Business Suite, see on üks sama asi, eks ole, lihtsalt erinevad nimetajad. Ja seal te peate olema admin, kohe ma näitan. Ehk siis, kui te lähete business.facebook.com ja see konto on teil juba loodud, arvatavasti teid suunab edasi Meta Business Suite'i alla ja te näete sellist pilti siin, eks. Võimalik midagi sarnast. Üldiselt mina lähen edasi nii, et ma lähen Go to the Business Manager, ma siin kõrval tegin eraldi akna, ja te näete sellist kohta. Teil võivad olla need ettevõtteid seal päris palju, Business Manageri, et te võite siin välja valida just selle, kus te tahate selle seadistuse ära teha. Kui olete Business Suite'i all, te võite siit edasi minna, siin me peame leidma sellise koha, kus on nagu Business Settings, kui on teil eestikeelne, siis ettevõtte sätted, peaks vist nii olema, ja leidma sellise koha, ehk siis, kus siin on näha, eks kõik inimesed, siin on data sources, ehk siis selline pilt peaks olema. Business Manageris ta näeb seda moodi välja. Põhimõtteliselt need samad asjad siin. Ehk siis te peate siin olema, kui te olete people'ite peal. Nii. Te peate olema siin admin. Oota, mitte pages, sorry. People. Te siin peate olema lisatud kui admin, ehk siis full control peab teil olema. Siis te saate seda edasi teha. Järgnevalt teil peab olema lehele enda demo lehe olen siin loonud. Teil peab olema ka lehele olema, teie peate olema sinna lisatud. Ehk siis teil võib see leht siin olla, aga te pole ise ennast siia lisanud. Näiteks kui neid lehti on siin palju, te vajutate selle peale ja lisata selle lehekülge õige inimese. Näiteks mina olen juba lisatud, ütleme niimoodi, et panen kõik õigused ära ja ma olen siin olemas. Edasi samamoodi on ka reklaamkontoga. Reklaamkonto või ad manager, eks ju. Teil võivad olla neid mitu, siis leidke see õige ja lisage ennast siia. Järgnevalt peame edasi minema, leidma selle, varem oli see pikseli nime all, eks ju, nüüd seda kutsutakse datasets. Ehk siis datasetsi osas te peate olema ka, te peate ise ennast siia lisama, nagu me näeme, et siin mind ei ole. Lisan ise ennast siia. Olen lisatud, ehk siis lihan siia ära. Juhul, kui te olete siis Business Suite'i all, ehk siis Business Suite, te võite siin üle minna, nagu mina läksin Business Manageri alla, ehk siis näeksime seda pilti, mis eelmisel lehel olime, eks ju. Või siis jätkata siin samas kohas, et kuidas teil on mugav. Siin samamoodi on pages. No jah, ma siin pean ära vahetama selle konto. Ma lõin teie jaoks spetsiaalselt demo konto, et ma peaksin haidima kõike kliente. Oskar Grupp 2, valin selle. Ehk siis on see sama koht, nagu siin on Oskar Grupp 2. Konkreetselt loodudki teile näidata, kuidas see välja näeb, et ma peaksin haidima kõike kliente. Ja siin kohas on põhimõtteliselt samamoodi, ehk siis me peame olema full control. Pages. Siin me peame ise ennast lisama, vajutame selle lehe peale, siin me näeme, et oleme Page Access,
ta näeb natukene teisiti välja. Ma olen lihtsalt harjunud selle vana versiooniga ja mulle ta meeldib ausalt öeldes rohkem. Aga jällegi, kohas teile mugavam on. Ehk siis siin ka vaatame üle, et Access, et ma olen ise ennast siia lisanud. Näeme, Roland olen olemas. Järgmiselt on siis meil see datasets. Mina jällegi seda dataseti ikkagi kutsun Pixlina. Facebook ikka Facebookina, mitte metana, aga asjad muutuvad. Nii, ehk siis ma olen ka siin ennast lisanud. Kataloogi osas, kui me hakkame nüüd seda ühendust tegema, loome kataloogi uue. Me ei hakka ühendama olemasoleva kataloogile, kuna see võib tekitada teatud probleeme. Et kui me tahame ikkagi tööd teha niimoodi, et probleem oleks minimaalselt, siis ma soovitaks teil teha lihtsalt uue kataloogi, kui me selle ühenduse teeme. Nii, aga igal juhul me vaatasime üle, et me oleme ise endale need sissepääsud andnud. Meil on olemas Business Manager või siis Business Suite. Siis me saame edasi minna meie WordPressi halduse või admin lehele. Siinkohas me oleme demoshop.geeks juba sisse loginud. Me lisame sellised plugina nagu aktiivsed pluginad. Facebook for WooCommerce, ma panen selle ametliku lingi, kõik need asjad ka artiklis üles, et kus saate selle plugina juurde. Ja pöörake tähelepanu, see on Facebook for WooCommerce, nad vahele vahetavad seda nimetust, aga igaks juhuks, et oleks selline nimetus ja by Facebook, see on ametlik Facebooki plugin. Lisage see ja kui ta on lisatud, siis ta tekib siia marketing alla. Lähme siia. Ja kui ta pole ühendatud, siis peaks olema selline nupp nagu Get Started. Ja alustame, ehk siis vajutame Get Started. Siin lähme edasi, kui Roland Oskager, siis oleme sisse logitud nagu enda kasutajalt. Siin lähme Next. Siin me valime selle õige Business Manageri. Ehk siis Business Manager oligi mul Oskar Grupp 2. See on üks meie juriidiline ettevõtte nimetuseks. Kõik teised siin ma haidin igal juhul ära. Nii, lähme edasi. Siin me valime, et mis Facebooki lehega me tahame seda ühendada. Et juhul, kui te pole teinud seda, mis ma siin eelnevalt lehtele näitasin, siis te ei saagi seda nagu valida, ehk siis teil tuleb selline hall Facebooki lehti ja te nagu ei saagi sinna linnukes panna. Aga see on test demo shop, selle, mis ma lõin selle näite jaoks. Valin selle, liigun edasi. Siis ta küsib, kas tal on Instagrami konto olemas, kas te tahate selle ära connectida. Kui teil see on olemas, tehke see ära, kui ei, siis võite skipida selle, jätta vahele ja liigume edasi. Ehk siis kataloogi, nagu ma rääkisin, soovitan luua uue. Et ei oleks sellist probleemi, et teil on mingi olemasolevas kataloog, et te nüüd loote selle ühenduse uue, selle olemasoleva kataloogiga, seal võib tekkida need paage, ehk siis need andmed ei hakka korralikult liikuma ja väiksema peavaluga on lahendus see, et looge lihtsalt uus. Ehk siis 19.03, ehk siis tänane kuupäev, 24 aasta. Ma loon kogu aeg vastavalt sellele, mis kuupäeval ma selle lõin. Juhul, kui ma ei tea, nädala pärast oma reconnecti teha, ma ei tea, mille pärast, aga võib juhtuda, et me tahame uuesti ühendust teha, kuna Facebookil on vahetavalt teatud paage. Siis, igal juhul see kataloog, mida me lõime, linnuk on siin olemas, liigume edasi, next. Nüüd ta küsibki add account, kuhu ennast lisada. Leiame selle add accounti, see on mingi test add account, mis ma olen loonud. Ehk siis nagu näeme, siin kõik on hallid, seal mul pole ennast sinna lisatud, aga sellel kohas on. Ja kui hiirega lähme peale, ta siin kirjutab ka, et siis, miks te seda ei saa valida. Ehk siis test add account, next. Siin on see Pixel ehk siis dataset, mida ma lõin, demoshop.geeks, next. Ja nüüd on selline koht summary, ehk siis mis asjad on meil ära ühendatud. Keegi kiiruste võite rahulikult vaadata, lugeda. Jätame kõik need sisse ja continue. Töötaja jällegi küsib üle, mis on tal õigus teha, mis õigused te annate talle. Jätame kõik sisse. Ja nüüd ta teeb selle ühendus ära. Suures pildis on nagu suurema töö teeb selle ära. Paraspoole me lähme nüüd event manageri ehk siis selle dataseti või Pixli seadistus, ma ei tea, halduskohta, kus me
teeme teatud kohandused ära, et see toimiks õieti. Nii, ehk siis see on valmis, süsteem muidugi tahab koheselt, et alusta kohe reklaamidega, aga me ei kiirusta, siin vajutame done ja nii-öelda connecting või see ühendus on ära tehtud. Kohe laeb ülesse, läheme tagasi lehe juurde. Ma soovitan iga kord, et nagu räägitakse 7 korda mõõda, 1 kord lõika, ehk siis vaadata üle, kas meil on siin kõik tehtud. Sama koht on Facebooki juures, et me näeme juba natukene teistsugust pilti. Siin me näeme mingis analüütika või statistikat, kui juhul kui reklaamid töötaksid, aga ma ignoreeriks seda ja üldse ei vaataks, kuna selle jaoks on meil ad manager olemas ja seal kõik see info on olemas. Kuna see Facebook ei ole ideaalne ja õigemat infot näed sealt ikkagi. Aga mis nii-öelda tääbid siia tekkisid, ehk siis product sync. Te saate kogu aeg vajutada siia sync produkt, ehk siis ta sünkroniseerib kõik need tooted, lisab Facebooki kataloogi ära. Sa võid nüüd välja lülitada, võid exclude'ida, mingi hetk need exclude'id siin ei töötanud normaalselt. Mingi hetk jällegi töötasid, et siin peab vaatama vastavalt sellele, et mis versioon hetkel teil on. Siin saab luua ka, ütleme, product sette ehk siis kategooriaid. Kui teil on, ütleme, ma ei tea, hunnik tooteid ja ka tootekategooriad, te võite siin kohe need product setid valmis teha ja ta vastavalt sellele nii-öelda meie Facebooki kataloogi ka laeb üles. Ja viimane tääb, nii, läheme korraks backi, mida ma ise vaatan on siis connections, ja me vaatame üle, kas on ühendatud, ehk siis meie leht, ehk siis Facebookis iga asi on oma ID all, eks ehk siis Facebooki ID on mul, ehk siis Facebooki lehe ID on selline, Pixli ID, ehk siis Pixeli kood ise on see, kataloog on see, et kui vajutad selle peale, kui lähed koheselt Commerce Manageri, ehk siis nende kataloogi vaatama. Ja siin on Business Manager account ja Add account. Siin on eraldi need linnukesed, mis võivad aja jooksul juurde tekkida. No, igal juhul, kui meil see on olemas, võib öelda, et asi toimib, aga igal juhul kogu aeg on vaja testida, kontrollida ja saada kinnitust, et asi toimib. Ja nüüd tasakesi liigumegi sinna poole, et lähme Event Manageri samas kohas. Mul meeldib siit kohas rohkem liigelda, et leian sellise koha nagu Event Manager, eesti keeles seda kutsutakse äkki sündmuse haldur, aga vahel need tekstid seal muutuvad, eestikeelne tõlge on seal tõesti nii, et ta hakkab hirmus, aga ikoonid jäävad samaks, et vaatame selle ikoonide järgi, ehk siis läheme Event Manageri peale. Siin kohas me leiame selle Pixli või siis dataseti, mis on loodud data sources. Vaatame, kontrollime, et me oleme ikkagi samas Oscar Group 2 ehk siis selle Business Managerist. Ta võib visata üle teisse kohta. Aga see on meil siin olemas, see on lisatud. Ja me koheselt läheme sellist kohta nagu settings. Settingute peale. Ja siin kohast tasaks scrollime alla, vaatame, mis asjad meil siin on. Kui meil on mingised äpid ja asjad, siis siin on teatud ühendusi vaja teha. Meil seda ei ole siin. Vaatame lihtsama WordPressi ja WooCommerce'i e-poe näitel. Nii, cookies on ühendatud, on sees, võime igaks juhuks uuesti panna. Siin kohas, et ta viib asjad kokku vastavalt nendele andmetele. See on sees, peabki olema sees. See koht, et track event automatically without code, ehk siis, et automaatselt ise otsustaks, mida trackida. Kindlasti peab olema välja lülitatud, see koht siin. Ma ei soovita seda kasutada. Siin ongi siis konversioon capi, ehk siis ta ise suunabki, et me saame selle ära teha nii-öelda ühtemoodi või siis teha läbi nii-öelda valmislahenduse. Me siin näitasimegi, kuidas seda teha läbi valmislahenduse, setup through partner integration, ehk siis me seda moodi asja tegimegi. Aga siin kohas me saame üle käia sellise asja, et siis meil on WooCommerce, et ta siin oma korda jällegi näitab ja suunab, et kuidas võiks seda teha. Oma korda sama juhend, mida ma teile siin näitasin. See on next. Siin peab kontrollib üle, et asi on active. Next. Siin ta kirjutab, et ta pole saanud ühtegi liiklust selle lehe pealt. Kohe kontrollime. Siin me näeme, Pixel on ilusti külles, page view on olemas. Aga kus oled?
võime nüüd vajutada, millegipärast ei lase seda vajutada, aga igal juhul läheme nüüd next ja finish. Tekib selline koht siin, nagu ühendus on tehtud. Allapoole liigume. Siin on öeldagi, ma skipin seda, siis on rohkem seotud sellega, kui teil on offline konversioone üles vaja laadida. Ja samamoodi on, kui ma eksi, on äppiga seotud, seda meil pole vaja hetkel. Ja tähtis koht on see siin, create a low list. Ehk siis me peame ütlema, et sellelt domeenilt liiklus, mis tuleb selle piksli peale, ehk siis need andmed, me lubame seda läbi lasta. Ja panemegi siia selle domeeni, üldiselt mul on see alamdomeeniga tehtud. Ja ma teen niimoodi, et geeks.ee, ehk siis kõik liiklus, mis tuleb selle piksli peale, mis on seotud selle domeeniga ja selle alamdomeeniga, me lubame ja see on nagu okei. Ta koheselt tekib siia. Nii, geeks and subdomains, ehk siis kõik andmed, mis tulevad sellele pikslile, mis on läbi geeksi domeeni ja tema alamdomeeni, need me lubame nagu läbi. Selle peab kindlasti ära tegema. Kui see on meil tehtud, võib öelda, on suur töö tehtud. Järgnevalt ma soovitaks teha testi. See on sama koht, siin on test events. Ja siia lisamegi oma lehe ja kontrollime läbi, kas kõik asi toimib. Mis meil siin peab olema? Ehk siis, kui tuleme lehele, peab käivituma page view. Iga kord, kui leht läheb üles, page view peab käivituma. Edasi, kui me läheme toote peale, peab käivitama selline event nagu page view ja view content, ehk siis me vaatame mingit toodet, ehk siis view content. Vajutame selle peale, see näitab ka, et selle toote summa on selline, toote ID on selline. Võime ka vaadata ka rohkem andmeid, mis me siin edastame. Aga igal juhul hetkel kõik ilusti toimib, kõik vastab sellele. Nüüd lisame tootekorvi. Tekibki uuesti page view, add to cart ja view content, kuna ütleme, me lisasin tootekorvi, leht laadis uuesti üles ja uuesti oleme selle toote lehe peal. Kõik on õige, kõik toimib, kõik on nagu, nii nagu peakski olema. Liigume edasi, läheme ostukorvi peale. Ostukorv tihti peale meil ei käivitu siin, ongi page view, käivitus uuesti, aga cart eventit ei tule. Aga ta läheb edasi, kui läheme checkout'i peale ostu vormistama, siis tekibki initial checkout nimetusega event. Kõik toimib. Ütleme niimoodi, et kui me läbi seda lahendust seadistame, et põhimõtteliselt käed on suht seotud, et see toimib või ei toimi, ongi kõik, et see on nagu sellised variandid. Mis asjad võivad segada? Juhul, kui teil on mingid pluginad, mis vastutavad sama asjade eest, ehk siis kui teil on mingi, ma ei tea, Monster Insights või mingised muud süsteemid, moodulid, pluginad lehel, mis vastutavad sama asjade eest, ehk siis Facebooki pikslisse saadava andmeid. Nad võivad omavahel tõrkuda või siis konflikti minna ja sealt võivad tekkida mingised vead. Aga juhul, kui teil ongi üks plugin vastutab ühe asja eest, siis põhimõtteliselt probleemi ei ole. Ja vahete vahel see koht siin pidurdab väga tugevasti. Hetkel meil jopas ja ütleme niimoodi, et ta toimib. Ja see on nagu hea, eks. Ehk siis teeme testost ära. Tähtsam asi on, mis on see e-poes. Number 1 eesmärk on see, et me näeme, et inimesed sortid ostu. Place order. Tulebki see thank you page, et aitäh ostu eest. Ja siin kohas me peamegi nägema seda, et purchase on toiminud. Ehk siis purchase on toimunud, põhimõtteliselt kõik töötab nii, nagu peaks olema. Ehk siis kõik toimib. Mingi aja pärast tekib siia overview peale ka need eventid, ehk siis kui palju, mis eventid käivituvad. Eventid meil ongi need page view, view content, add to cart ja nii edasi, need eventid on meil päris palju. See on Facebooki standard events ja mis plugin siis käivitab vastavalt sellele, kus inimene asub. Korraks uuendan seda lehekülge, äkki ta siin tekkis, aga üldiselt on nii kiiresti ei tekki. Aga ütleme, kui mingist päeval on, siis tuleb statistika siia. Ja iga kord, kui te pole kindlad, et asi toimib või ei toimib, kontrollige siit test eventi all. Nii, kuhu siis edasi? Veel üks asi, mida tahaks veel vaadata, on see, et ta lõin kataloogi, uuendame selle lehekülje,
nüüd ta peaks siin olema kataloog loodud, kus ma korrat siin olen. Nii. Ehk siis see kataloog, mis ma lõin, siia tekkiski, automaatselt lisas ka minu enda siia. Ja kui nüüd edasi tahan vaadata, mis kataloogis, mis tooted seal on, me võime siit minna. Commerce Manager oli selline nimetus. Näe, see on siin all. Kui me tihedamini siin käime, siis ta tekivad siia ülesse poole, aga muidu on sellise ikooniga Commerce Manager. Eks me läheme kataloogi juurde. Kui meil on neid katalooge palju, siis need on kõik siin, aga hetkel me lõimegi ühe. Tuleme siia lehele. Mul on lehele, seal demo lehele lisatud 3 toodet. Kõik need 3 toodet ongi meil siia lisatud. Minu arvates toodetel polegi vist ka pilti ka. Jah, pilti ka ei ole. Ja nii, kus me siin oleme. Ja need kõik tooted on siin olemas. Millele veel oleks tähtis tähelepanu pöörata, ütleme see toote ID ehk siis content ID. Kui me lähme näiteks mingi toote peale, samas avame eraldi akna, jällegi läheme sinna Event Manageri. Ja lähme testina üle kontrollima, et kas meil ikkagi kõik toimib nii, nagu peab olema. Data source alla. Leian selle õige piksli ja lähme test eventi peale ja uuesti lähme, page view peale. Meil on siis Clear Activity ja alustame uuesti. Lisamegi selle demo shop key'ks. Läheme selle toote peale, toode number 1. Ja see toode number 1, view content, tal on igal tootel on oma ID. Ja see ID on siis VC, post, ID ja 385. Ja siis see siin kataloogis, kus meil kataloog on. Olime Commerce Manageris. Nii, testood 1. Ehk siis see content ID, see siin, peab täpselt vastama sellele, mis laeb lehel üles. Ehk siis see siin. Kui teil on selline Pixel Helper üles browseri laiendisse, browser laiend extensionideks, et sinna lisatud, siis saate sinna järgi kontrollida. Ehk siis on selline koht, et content ID on siis selline ja see peab olema üks ühele, see, mis on kataloogis ja see, mis laeb siin lehel üles. Kui nad on erinevad, siis te ei saa rahulikult või normaalselt teha, tõesti, mitte normaalselt, aga siis asi ei toimi õieti, siis te ei saa seda dünaamilist aastanust reklaami teha. Ja hea oleks üle kontrollida, üleüldiselt see on kõik korras ja toimib. Aga nagu rääkisin, kui teil on mingid lisapluginad, siis sealt võivad tekkida probleemid. Mis veel võib olla kasulik või mida veel mainiks ära, et teatud juhtudel, aga üksikud lehed on need, kus see kataloog tõrgub ja ta ei toimi kõige paremini ja ütleme, on vaja luua kataloogi eraldi, mitte läbi selle plugina, aga ütleme, teeme läbi mingi muu plugina, loome kataloogi ja läbi selle teeme siis reklaami. Siis seal kohas peabki nagu pöörama tähelepanu, see content IDs on nagu õige. See on üks tähtsamaid kohti. Ja jällegi seal on erinevad väljad, mida vaja täita, eks, ja mida rohkem te andmeid Facebooki edastate, seda parem on. Aga selles videos ma rääkisin rohkem, kuidas selle ühenduse ära teha. Ja põhimõtteliselt ongi kõik, et ei olegi siis ei olegi raske, et reaalselt nüüd hetkel, kui palju ma vaatan, 24 minutit kulus 24 minutit võttis aega, et teile näidata ja seletada, aga ütleme, kui oled seda teinud piisavalt palju, siis reaalselt ta võtabki kuskil, ma ei tea, 20-30 minutit, kuna lõppkokkuvõttes sa käid lehel läbi ja siin läbi Event Manageri testidki, vaatadki, kõik asjad toimiksid, kõik läheksid üle, kõik andmed vastaksid sellele, mis reaalselt ka siin hetkel teedeks. See võtab mingi aja. Ja ma loodan, et see video on veel kasulik, arusaadav ja saate seda enda jaoks ära kasutada ja teha siis, kui teha siis reklaamis, teha niimoodi, et ikkagi jälgite tulemust ja saate ikkagi kasu, mitte kahju oma reklaamtegevuste tagajärjel. Igal juhul minu puhul aitäh tähelepanu eest ja loodan teile see kõik meeldis ja tšau!